Tere tulemast uude Yu-Gi-Oh videosse. Täna me hakkame avama ühte uut pakki. Ühte uut pakki, Yu-Gi-Oh pakki. The Dark Side of Dimensions Movie Pack, Gold Edition. Ehk siis põhimõtteliselt siin pakis peaks olema kõik kaardid, mis oli uues filmis, mis peaks nüüd juba väljas olema, aga inglise keeles ainult. See on ainult halb asi. Aga igastahes see pole praegu tähtis. Igastahes tähtis on see, et kaarte, mida me siit otsime, on Slifer esiteks, koos uue joonistusega, mis on päris äge. Siis on Blue Eyes Alternative White Dragon, ehk siis sinisilmne alternatiivne valge draakon eesti keeles. Mis seal veel oli? See oli Chaos Max Dragon, mis on ülivõimas kaart. Minu meelest tõesti lihtsalt see on isegi tugevam kui mingisugune jumala kaart. Nagu ausalt, see on uskumatu. No ja siis, kui me otsime juba seda, siis me otsime juba selle loitsu kaarti, mis siis laseb meil, rituaal loitsu kaarti, mis laseb siis meil selle välja kutsuda. Ja siis veel üks väga hea kaart, mida mina loodan leida, on siis Marsh Macaroon, mis oli selle nimi. Aga siis jah. Alustame siis nüüd. Muuseas, see pakk näeb palju väiksem välja, kui ma alguses arvasin. Vaata vist teist poolt ka. See on inglise keeles, see on natuke raske teada. Ehk siis mul on võimalus saada. Alguses annab siin kas selle või selle ja selle või selle. Ehk siis mul on võimalus saada 2 kaarti, aga üks neist 2 on kindlasti sees. Ja ma ei tea, mis järjekord see võib olla, aga siin pakis on siis 3 pakki, 3 kaardipakki, milles on 5 kaarti sees. Niiviisi, aga kuna see on minu esimene kuldsete kaartidega pakk, siis ma üritan seda natukene, ma tahtsin öelda, ma hakkan seda natukene säilitama, aga ei tule sellest midagi välja. Ei oota, teine pool on äkki parem. Läheb natuke aega. Niiviisi. Ja nüüd siis vana. Ja ongi nii. Ma siis oma sõbrale rääkisin ka seda, et ma sain selle paki ja ta ütles, et ma leidsin täpselt selle samusegi kaardi siit seest. Crystal Dragon. Ja tegelikult see on kõhiga, ma ei ole küll väga kindel, kas see on eesti keel, aga igastahes. Nii. See on lihtsalt väga ilus kaart. Jaa. Kiledeks kasutame täna ajutiselt Adrenaliin XL kilesid, taskuid siis täpsemalt, kaarditaskuid. Nii, ja siis siin on 3 sellist pakikest. Aga miks see kaart üldsegi hea meile siia ma ei aru saan. Loeme siis. Once per turn during your battle step. If this card battles this turn, you can add 1 level 8 dragon type monster from your deck to your hand. Siis on tegelikult põhimõtteliselt väga hea kaart Blue Eyesile. Sinisilmstele draakoni mängijatele. Ja see on level 5 ka, ehk siis sellel on ainult 1 ohverdus vaja. Sellepärast on see päris hea kaart. Nii. Ma suudan eeldada, et teine kaart, mis siin all on sinisilmne. On Dark Magician, aga see pole ka halb kaart, see on ka väga ilus. Väga ilus kaart, natukene raske on aru saada sellest tekstist, tema nimest. Väga läikiv on, see on ainult probleem.
põhiline mure. Aga okei, siis need 2 ilusat kaarti paneme lihtsalt siia niimoodi hetkeks. Ja nüüd siis alustame esimese pakiga. Sa võist täitsa laikib. 5 kaarti igas pakis. See võib küll olla natukene vähe, aga arvestades sellega, missugune tegelikult siin, arvestades sellega, missuguse kaarti siin võib saada ja kui suur see võimalus on, missuguse kaarti siit saab. See on lihtsalt uskumatu. Ja muuseas, siin on väga suur võimalus saada häid kaarte. Nii. Järgmine ümber. Cubic Rebirth. Ma ei tea, miks see kaart hea on. Aga see tundub olevat hea. Ja väga palju uusi kaarte on siin. See on ainukene põhiline suur probleem, et ma väga hästi vaadanud üle, mida miski kaart teeb. Aga seda saab parandada. Ja okei. Dimension Mirage oli see. Sentry Soldier of Stone. Tundub päris hea, aga 2000 kaitsepunkti. Ja level 3. Okei, siis see kaart on päris hea, et kui kõik koletised, mis sa kontrollid, vähemalt üks koletis on siis kivitüüpi koletis, siis sa saad selle oma surne eest välja kutsuda. Nii. Yes! Yes! Saime selle kätte! Blue Eyes Chaos Max Dragon. Uskumatu! Oi, see rõõm on nii hea. See on nii uskumatu, me saime selle kätte. Oi, okei, ma siis igaks juhuks räägin teile. Oota, vaata, mis järgmine kaart on. Ja Blue Eyes Alternative. Uskumatu. Wow. Ma ei ole kunagi näinud midagi siukest, et need 2 kaarti on koos. Oh, sa vana. Okei, ehk siis räägin hästi kähku kaardid ära. Ehk siis see kaart. Põhimõtteliselt, kui sul on see käes ja sul on teine sinisilmne valge draakon, ehk siis tavaline draakon käes, sa võid seda oma vastasele näidata ja siis selle välja kutsuda lihtsalt niisama oma käest, ilma mingi ohverduseta. Et sellepärast on see väga hea ja see on väga haruldane ka tegelikult selles mõttes. Aga nende pakkidega ma ei tea, kui nii väga haruldane. Ehk siis tegelikult seda ei saagi tavaliselt välja kutsuda nagu tavalist monsterit. Seal on mingisugune äge efekt veel, aga pärast vaatan neid. Ja siis see kaart, oi vana. 4000 rünnakupunkti, nagu te näete. Aga 0 kaitsepunkti, aga sellel on hea põhjendus. Seda saab siis välja kutsuda ainult kaardiga Chaos Form, mida ma loodan veel sellest pakist saada. Ehk siis ongi rituaal spell kaart. Selle kaardiga. Ehk siis seda ei saa mõjutada. Või ei, tegelikult siiski, see ei ütle. Seda ei saa hävitada ega spell kaardiga nagu targetida. Ehk siis sellepärast on see väga hea, seda on väga raske ära hävitada. See ka, et 4000 rünnakupunkti on ju. Ja ei saa spelli või teiste efektidega ära hävitada. Aga teiseks veel see, et kui see ründab kaitsepositsioonis koletist, põhimõtteliselt saab topelt põhimõtteliselt see ülejäänud rünnakupunkti, mis kaitsepunktist lähevad, siis on nagu topelt vastasele elupunktidele. Et see on hästi valus. Valus, aga uskumatu ja me saime mõlemad ühest pakist. Wow. Kohe paneme need sellistesse kiledesse. Võib-olla siis võiks juba need ka kiledesse panna. Nii, järgmine pakk. Sauna uskumatu lihtsalt. Ja need kaardid on väga ilusad ka, sest need on kuldsed ja värki on ju. Nii. Silver Gadget.
on olemas silver ja gold, see on päris hea. Aga ma ei tea, mida miski teeb. Jälle. Sellel on 0 rünnaku ja kaitsepunkti, see tähendab, et see on hea kaart. Seda tuleb pärast lugeda. Pandemic Dragon. Magical Contract Door. Okei, ma praegu lugesin seda kaarti ja see räägib seda, et ühe loitsukaardi annan enda käest vastasele, siis ma saan ühe level 7 või 8 tumeda ehk siis dark koletise enda kaardipakis kätte võtta. Ei tea küll, miks see väga vajalik on, aga noh, häda vaja on ju. Deck of Destiny. Okei, see on päris hea, ehk siis kui ma saan võitluse kahju enda elupunktidele, siis ma käivitan selle kaardi ja ma saan ühe kaardi enda kaardipakist võtta. See oli päris palju kaarte. Aga jah. Vastan selle siin. Niiviisi, ja nüüd viimane pakk. Viimane otsustav pakk. Nii. Kas me saame Slifer'i? Sama, nüüd on mul küll vaja igasugust uskumusti värki-särki. Okei, ma saan aru, Blue Eyes Chaos Max Dragon on päris hea. Aga võimas oleks, kui me saaksime Slifer'i. Ja see oli see kaart ka, mida ma tahtsin öelda. Muidugi. Paladin Oracle Mahad on selle kaardi nimi. See on väga hea kaart sellepärast, et kui... Las ma nüüd loen. Ehk siis, kui sa saad selle kaardi kohe endale kätte, kui sa kaardipakist võtad, siis võid selle kohe... pead selle näitama, et siis said selle ja siis kutsud selle välja. No, selles mõttes natukene OP, aga väga hea on ju. Ja siis, kui see võitleb ühe dark koletisega, siis selle rünnakupunktid on topelt suuremad. On ju? If this card battles a dark monster, its attack is doubled during the damage step. Ei, oot. Eks põhimõtteliselt, kui see ründab ühte dark koletist, siis ma ei saa küll nüüd aru, kas selle kaardi või vastase kaardi, mida ta ründab, rünnakupunktid on topelt suurendatud või midagi muud. Aga ainult võitluse käigu aja. Ja siis, kui see koletis on hävitatud võitluse poolt või kaardi efekti poolt, kui see on üldse hävitatud, siis saab ühe Dark Magiciani välja kutsuda enda käest, pakist või surnuaiast. See põhimõtteliselt on see Maiden ainult Dark Magicianile. Crystal Avatar, ma arvan, et see käib selle kaardiga kokku kuidagi moodi. Ma ei tea kuidas, aga pärast vaatab. Deep Eyes White Dragon. Mis level see on? Islet. Las ma loen. Level 10. See on põhimõtteliselt jumala level ju. Ja sellel on 0 rünnakut ja 0 kaitsepunkti. Ma pean lugema seda kaarti. Okei. Esimene efekt on siis see, et kui üks sinisilmne koletis, mida ma kontrollin, on hävitatud, siis mul on veel üks draakon tüüpi monster surnuaias, siis ma saan selle välja kutsuda enda käest. Ja kui ma kutsun, siis kui ma kutsun selle välja, siis läheb 600 punkti kahju minu vastasele iga erineva nimega draakoni tüüpi koletist, mis on minu surnuaias. See võis olla natukene raske aru saada, aga minul ka. See kaart on väga valus. Ehk siis, kui see kaart on välja kutsutud, siis ma saan ühe kaardi enda surnuaiast, ühe draakon tüüpi kaarti enda surnuaiast valida ja siis tema saab sama palju rünnakupunkte kui see valitud kaart. Ja kui see kaart peaks olema ära hävitatud, siis
kõik teised kaardid, mis on platsi pealt hävitatud vastase poolt, siis hävitab see kõik teised kaardid, mis on vastasel. Koletise kaardid siiski. Väga hea kaart. Magician's Defense. Aga nüüd on küll viimane võimalus saada Slifer. Gold gadget. Okei, pole paha. Nüüd meil on Silver ja Gold koos. Duo. Kahekesi teevad. Mis nad teevad, ma ei tea. Pean lugema, pean vaatama. Oi vana, see kaart on väga raske aru saada. Tegelikult see ei ole selle kaardiga üldsegi seotud. Selle võib lihtsalt niisama kaardipakki panna ja töötab väga hästi. Ma võin siis selgida. Ainult sina pead siis aru saama. Ehk siis, kui vastane ründab mind otse, mitte minu koletist, vaid otse mind, siis ma saan selle aktiveerida. Ja tema koletise rünnakupunktid on rohkem või sama palju kui minu elupunktid, siis ma saan selle välja kutsuda ja selle rünnaku punktid saab olema sama palju kui minu elupunktid. Ja kui see kaart peaks olema ära hävitatud, siis saab minu vastane selle rünnaku punktide summa endale kahjumit. Ehk siis see on väga päris hea kaart on ju. Ja nüüd siis vaatame üle, mis me saime. Saime Dark Magiciani, Crystal Dragon, mis on tegelikult väga hea Blue Eyes'i jaoks, Silver ja Gold gadget, ehk siis hõbe ja kuld vidin otsetõlkes, Paladin Oracle Mahad, väga hea Dark Magicianitele, Deep Eyes, White Dragon ja tegelikult pigem paneks selle siia. Jaa, ma pidin veel seda lugema. Ma siis kiiresti loen. Okei, seda saab välja kutsuda ainult niimoodi, et enda käest 3 cubic koletist, mida ma kontrollin, saadan surnuaeda, et see välja kutsuda. Ja ei saa teistmoodi välja kutsuda seda üldse. Ja kui niimoodi on välja kutsutud, siis see kaart saab 3000 rünnakupunkti. No, pole ka. See kaart saab kuni 3 rünnakut teha iga käigu jooksul. Okei. Natuke valus, aga aru saada. Kui see kaart läheb surnuaeda kas siis võideldes või siis kaardi efektiga, siis ma saan 3 cubic monsterit enda surnuajast valida ja need välja kutsuda. Ja siis ma saan 1 cubic kaardi enda tekist või surnuajast endale kätte võtta. Wow, see on tõesti hea kaart, aga selleks on mul vaja 3 cubic koletist, mida mul ei ole. Ei olegi. Karm. Aga okei, pole hullu. Jätkame siis. See on Deep Eyes, White Dragon, sügavsilmne valge draakon, võimas kaart, uskumatult võimas kaart, sinisilmne alternatiivne valge draakon ja sinisilmne kaose maksimaalne draakon. Uskumatu, et me selle saime. Yes! Oi vana. Valge hund kindlasti. Väga õnnelik selle üle kindlasti. Niiviisi. Ma nüüd natukene loen seda täpsemalt. Õnneks on see natukene tasakaalustatud niimoodi, et ainult ühte sellist kaarti saab käigu jooksul välja kutsuda. Selle kaardi nimeks saab olema sinisilmne valge draakon, mitte sinisilmne alternatiivne valge draakon. Kui see on platsi pea või surnuaias. Üks kord käigus sa saad valida 1 koletise, mida sinu vastane kontrollib ja hävitada see. Ossa vana! No nüüd ma saan küll aru, miks kõik tahavad seda. Ainukene põhjus on see, et siis ei saa pärast seda rünnata. Võid küll teha niimoodi, et kasutan tema efekti, sinu ainukene koletis on hävitatud, aga ma ei saa sind rünnata.
ehk siis see natukene päästab. Oi, on uskumatu. Mina ütleksin, et tänane kaardipaki avamine oli päris hea. Me ei saanud siiski kahjuks Liferit ega Chaos Form, millega siis see kaart välja kutsuda. See oli põhimõtteliselt selle kanali esimene kaardipakkide avamise video, nagu üldse. Ehk siis andke aus tagasiside, kommenteerige. Ükskõik, kas teil meeldis see või mitte. Lihtsalt, et oleks vaja tagasisidet teada. Kuna see kanal on veel hästi uus, siis tahaks nagu teada, mida õigesti tegime, mida valesti tegime. Et järgmise korrani siis. Head aega!